ma teen natukene, ma tõmban käima. Suu peab käima panema nagu mitte teen. Tere! Tere! Tervist! Sina ei ole siin. Sina siin. Juba 5 episoodi ja me ei olegi veel kohklema löönud. Kuigi just sekund tagasi oli. Jah. Et äratame ennast õllu. Äratame elust õllu. Suurepärane sooritus. Mis su nimi on? Minu nimi on Kristel, kuidas sinu nimi on? Ilona. Meeldiv tutvuda. Väga meeldiv. Mida sa teed? Mina olen küünetehnik koolitaja juba viimased 14 aastat. Kaua sa teed? Inside joke. Okei, palju aastaid? Mis sa ütlesid? Just ütlesin. 14 aastat juba täitsa tegev ja 10 aastat tegev ka. Aga siis koolitajana oled kümpa teinud või? Jupp. Väga muljetavaldav sooritus. Tead, omal ajal ma ütlen niimoodi, ma mäletan, kui mina siia ilumaailma sisse tungisin, siis oli niimoodi, ma vaatasin neid, kes oli nagu 10, 15. Issand jumal, niimoodi nagu niimoodi. Praegu vaatad. Mis asja see aeg läheb nagu nii kiiresti? Ja tõesti. Ja ütleme kogemust ja tööd on tehtud nagu kanti, vaata. Et nagu meeletult, aga ütleme niimoodi, et ma ei kurda ka, et ma olen tubli tööd teinud ja vastavat teeninud ka austust inimeste poolt. Feimi ja sulli. Feimi ja sulli. Sulli võiks alati rohkem olla. Ja sina? Mina olen Kristel ja ma olen küünetehniku taustaga, siis ma vist nüüd võin öelda, ma olen 20 aastat küll täis, aga nüüd ma ei ole ju aktiivselt tööd teinud äkki aasta aega või peale isegi. Sa nagu loeksid niimoodi, et sa enam ei mäletagi midagi. Ma lihtsalt lasin nagu peast läbi, et millal ma nagu selle ütlesin ära, et ma enam tööd teed ja mul on üksikud kliendid, ma nagu tahan ikkagi hoida endal mingil määral. Sa katsetad ka midagi tooteid ja niimoodi, et ma tahaks nagu midagi ja vahest ma ikka teen nagu midagi nipet-näpet, aga ma ei taha endale siukseid nagu püsikundesid, et mul on nagu see ma ei taha seda, et keegi Go with the flow. Mul on see üks klient, kes mul on seal Tallinnas, keda ma teen. Meil on alati niimoodi, et kui aeg hakkab tulema, lepime kokku, kui ei saa, see on fine, siis lepime uue kokku, et mul ei ole nagu seda, et ma et kogu aeg on mingi kellaaega ja mu elu käib nagu nende klientide järgi, et seda mul nagu et see on alati ju, see ongi see, et saad ise oma aega planeerida, aga no vaata, see on alati niimoodi, et vaata, see reelsid tulevad, on ju, ma tõin oma teemat, on ju, et ma lõpetan see 9-5, tegelikult 24/7 rakkes lihtsalt. Kogu aeg, ja. Ja no ühesõnaga, nüüd on siis kosmeetikapood, seal on kauplus, kes on ka ühtlasi meil jälle täna sponsor. Ja siis täna meil on siis... Issa, ma vaatasin, et see on pastakas sul käes. Reaalne, see oli nagu... Enam ei ole seda. Ma mõtlesin, et see on pastakas. Ja, et see on huuleläige. Siin on mul pastakas. Ime ka, et ma ei arvanud, et see on nagu pastakas. No võt nii ilus. Võt nii ilus on see. Nii ilus on, jah. Ühesõnaga, see huuleläige on siis Mia Makeupist. Kuule, see teeb selleks või? Jaa, plumpiks. Ja tead, see on päriselt ka, see on jumala chilline. Aga see teeb seda tingiling. Ja ta teeb natuke rohkem. See tingiling tuleb kui India, vaata. Nad teevad tingiling. Jah, et ta päriselt... Tead, ma tegelikult tahtsin sulle tuua, et sa saaksid kohe peale panna. Aga pane peale. Võta endale. Ja muidugi me saame ju alati võtta. Ja võta. Ja pane peale, ma tahan, et see kohe... Emotsioonid. Ma ei julge, tead, ma vana inimene, ma julge enam asjadega katsetada. No, eelmine episood nägime siin üht-teist. Ilona mõtles, et ta paneb pildi tasku. See oli pane nüüd pane ikka nii, et oleks pandud. Ma ütlen niimoodi, et mul on omal ajal olnud see Diori huuleläige, mis oli Kalojannil. Kelle, kes see on? Kalojann oli see, kes ütles, et ta ei ole huuli süstinud, et ta pani Diori seda... Mida sa teed? Ta hakkab... Ärge keele otsa peale pange. Ma panin loll... Oi. Tegelikult on mõnna. Ta teeb keele otsa peal, nagu oleks pipart pandud. No see ongi chilli. Aga huulte peal ma ei tunne. Oota natuke, anna aega atra sealt. Pane rohkem. Ei, aitab. Ma juba ükskord kuulasin sind. Pane rohkem, tee rohkem, tead. Inimene oli juba audis, tead. Aga nüüd hakkab. Jaa, tingilingi. Läks käima. Tingilingi läks. Aga see kipitus läheb üle ka või? Muidugi, sa jääd sellest sõltuvusse, ma ütlen sulle kohe ära. Alguses on veider, aga pärast sulle tohutult meeldib see.
Mulle meeldib, et tal ei ole nagu tooni selles suhtes, on nagu tore selles suhtes. No see ongi mõnus. Lõpeta, see on alguses veider, aga selle pärast, jumala, pärast sa tahad kogu aeg seda peale panna ja sa tunned tunda. Sa tunned tunda või? Tunned tunda. Sa tahad seda tunnet tunda. Nii, aga spicy. Täna siis on meil 3 lugu ja teie siis otsustate, milline lugu on kõige parem ja siis see, kes kommenteerib siia meile YouTube'i videode alla, nende vahel me siis loosime välja selle Hype Lip Mia Makeupilt. Nüüd kommenteerijate vahel, mitte nagu siis... Kommenteerijate vahel, jah. Mitte nagu loo saaja ei saa seekord siis. Täpsustame, oleme täpsed. Miks mitte teha nii, et ühe saab kommenteerija, ühe saab see loo. Salonkauplas on meil nii. Ma olen väga helde. Ta on jah. Te olete aru saanud juba, täna on 5 episood, ta on jah. Tule paku midagi. Jah, ma on jah mees. Tead, mis me peaksime tegema? Hoopiski. Et mingi episood me teeme niimoodi. Kui sul huuled on veits punase kohta. Ma tunnen, et ta niimoodi põleb mul. Et selles suhtes, et me peaks tegema niimoodi, et mingisuguse laigi, bla bla bla, on ju. Ja sa kas või 2 tundi, me ei pane 24 tundi, sa ütled ei. Ahaa, et ma õpin ei ütlema. Jaa, ei. Kuule, aga tead, mis on või? Kas mul on samamoodi huultel värv või? Nüüd. See on nagu lilla. Sa hakkaksid nagu... Hakkas surema. Ma suren. Sul on tumedama küll. Sul ka? Aga kui ma nüüd maha pesen, mind häirib see praegu. Ei ole. Ma ei ole spicy sööja ka vaata selles suhtes. Ei, see esimene kord on see veider, aga pärast sulle meeldib see, muutud see sõltuvusse. Mulle väga meeldib see. Aga ta tõesti teeb. Ta teeb huuled, teeb veits lopsakamaks, ta teeb huuled, toob värvi, ta toob... Ruusakamaks läks. Ja sellepärast, et see vere vaata paneb ringlema. Ta paneb see vere ringlema. Aga see vereringlus on hea tegelikult. Ta elustab. Pluss, et soe on. Okei, ühesõnaga nüüd saime teada, et iga kommenteerija vahel siis loosib ühe siis selle välja ja parim lugu, parima loo saaja või loo saatja saab siis ka. Jah, kahed. Ja selles mõttes toonivalik on 12 erinevat tooni, võid ise pärast siis poest valida. See ei ole ainult läbipaistev või? Ei, sina saad praegu läbipaistva, aga siis tegelikult on 12 tooni, nii et tegelikult võivad nad ise valida. Igale näa. Kas sa tead, kuidas see õiget tooni peab valima või? Mul tütar õpetas. Mina ei teadnud. Kuule... Sa ei ole näinud või? Sa võtad väikse näpu siit, pigistad ja siis mitte, et sul ei pritsi midagi ju. Sul on mingi harjumus, sul on mingi kogemus. Näästi. Näästi. Tekkis nagu see... Ei, sa paned niimoodi ja vaata, pane näiteks niimoodi. Vaata, mis värvi sul tekib. Sinjakaks läheb. Meil on suhteliselt sarnane. Lõpet järgi, mul on porgandist oranž. No vot, ühesõnaga, ja sa peadki niimoodi minema nende huulepulkade juurde ja vaatame, mis on sarnane sinu. See on mingi TikToki häkk või? Okei. Vot, ja siis selline sobib. Super, suurepärane sooritus. Aga ma ei tea, kas see on... Tavai, lugu Essa. Meil on tegelikult ägedad lood täna. Tüdrukud, poisid, vanaemad. Alustad siis. Nii, ma võtan või? Tavai, võta. Ma olen muidu kogu aeg nagu võtnud. Tavai. Lühike, aga lööb lugu. Nii öeldaksegi või? Lühike, aga lööb. Öeldakse, jah? Jaa, lühike, aga lööb. Lühike, aga... Klient tuli klassikalisse pediküüri ning korraga näen, et võtab püksid maha. Ehmatasin ja ütlesin, et pükse pole vaja maha võtta, et mis teenusele te tulite. Kontrollis üle, et kas ta on õigele teenusele. Ja siis klient, et ei ole hullu. Ja siis see kõik toimus ruumis, kus oli tihe läbikäimine teiste inimeste poolt. Ma panin talle küll pleedi peale, tegin siis ikkagi teenuse ära, klient jäi rahule, tegin siis säärtelika massaaži ka. Mina olen käinud ühes sellises jalamassaažis, mis oli keset salongi ja see oli väikse sirmiga eraldatud ja ma pidin seal ära võtma. Miks sa? Sul olid mingi kehvad püksid? Sul olid kehvad püksid? Okei. No veider veits nagu oli endal. Aga selles olid ju sina süüdi. Et mul see minu probleem, et mul veider on keset salongi riidet ära võtta või? Ei, veider, kuidas... et ma pead läbi mõtlema või? Jaa, sa tuled, ütleme niimoodi, kõige muidu suvine aeg, tavaliselt tuldakse seelikutes. Nii. No, okei. Kui sul on lihtsalt niimoodi, on ju. Jalamassaaži läksin muidu.
mitte pediküüri. Okei, no ma korra hüppan nagu teemast välja, nagu pediküür on kõik jalgadega seotud, on ju. No aga jalamassaaži ta ei tee sul ainult varbaotsi ju. Sa tahad ikkagi kuni põlveni ju. No ma pidingi püksid ära võtma, ma räägingi, et no jaa, aga siin sa oleks pidanud siis mõtlema, et kuna sul teeb siiamaani, sa ei pane sellised pükse jalga nagu mul praegu. Sa paned näiteks dressipüksid, need, mis sul praegu need kotis, need moes on ju 3 numbrit suuremad ja sa tõmbad siia enne. No jaa, aga siis see oli ju mitu aastat tagasi, siis ei olnud kotis neid pükse. Ei olnud ja siis olid kõik alt kitsenevad. Ühesõnaga. Minul jääb ikkagi, mul jääb õigus üle ikkagi. Okei, aga seelik. Seelik on vaata teine variant, millega käiakse eriti suvel pediküüris. Nii. Kõik on ju hästi. Mugav, tõmbad jala. Midagi sa ei pea jolost ära võtma. Ma tahan öelda, see vahel sul luuled nagu täiesti värvitud ma räägin, aga mul siiamaani tingilingi. Aga põhimõtteliselt huultest nüüd seelikuni on see, et nad tulevad seelikuga, vaata, kõik on fine, on ju, mul on mugav teha, aga nüüd, kui tekib aeg varmaste nokkimiseks, mis siis juhtub? Nad peavad jalad ju nagu pukis ja siis tuleb meil seelik ja siis nad tõmbavad seeliku nagu siia vahele vaata niimoodi. Ja tegelikult alati see pediküür on jah selline, ma üldse ei imesta, võib-olla tal olid ka sellel kliendil sellised püksid vaata jalas, et ta tahtis sääre massaaži saada, aga siis ta oleks ilma jäänud, kui ta poleks pükse jalast ära võtnud. Tõsi. Ta teadis ette. Ja sina oled ju tema poolt. Sa teadsid ka ette, et sa lähed jalamassaaži ju. Ja sa panid ka ikkagi neid skinni pükse jalga. Jaa, aga lihtsalt nagu... Aga äkki see klient oli kuulnud küla pealt, et kui ikkagi püksid ära võtad, siis saad massaaži ka? Siis saad juurde massaaži. Lisaks pediküürile. Aga lihtsalt see, et ma huvitan jah. Mul lihtsalt nagu... küüned, aga ma mõtlen just nagu pediküür, see on ka selline veits võib-olla nagu intiimsem, et paljud inimesed häbenevad oma varbaid kusjuures. Vihkavad lausa, et selles suhtes ma mõtlen seda, et see pediküür võiks olla ikkagi mingil määral eraldatud selles. Olgu ta siis sirmiga, aga sirmiga ka nii, et see sirm, kas või mitu sirmi sa paned, on ju, et tõesti, kui sa tahad need püksid jalast ära võtta, on ju, siis ei ole nagu... Ma ei tea, see pediküür on üldse nagu, jah, ma ei oska öelda. Sina ise ei ole kunagi pediküüri teinud? Olen küll, olen õppinud ja olen teinud ka, aga väga vähe. No tavai, järka. Aga siis samas ei olnud ju midagi hullu. Et võib-olla lihtsalt korraks ehmatab ära, eriti kui võib-olla sa nagu alguses on ju tuled, on ju, ja sa oled, keegi ei ole pükse jalas maha võtta. No ja kui Essa kord sa näed. Ja eriti kui on veel nagu selline ühiskasutatav salong. Ja. No nii. Lugu number 2 siis. Vähe nüüd pikem lugu, aga kindlasti on ta siis selline... Olin siis massaažikoolis ning meil toimus eksam. Kool otsib tavaliselt massaažiklienti ise siis õpilastele ja see teenus on üldiselt siis soodsam kui tavalistes siis salongides. Minu modelliks tuli imeilus noormees, sõbraliku naeratusega. Mul kohe tuleb vaata niimoodi mingi seriaalid, vaata need Venezuela seriaalid. Aga see imetlemine ei kestnud kaua, sest järsku tõmbas noormees püksid jalast. Noormees tõmbas püksid jalast ja porgand paljana viskus siis massaaži lauale. Ma olin imestunud, aga tema ütles, et ta teeb seda alati, et tal on nii mugav. Nii, ma ei hakanud selle skandaali tegema, nagu nii läks ju kohe linade alla. See oli eksam ju, ja. Üks hetk, kui noormees oli kõhuli, mina siis masseerisin teda, kuulsin ohkavaid hääli. Ehmatasin, et äkki kliendil paha või on infarkt. Kuid peale suurt kergendusohet oli selge, et tüüp pidas lihtsalt mu seljamassaaži nii erootiliseks, et see õnnelik lõpp massaaži alguses tuli, viisakalt öeldes ära. Ma oskasin ainult imestada, et kuidas? Et mul oli peas 100 mõtted, et kas ma kutsun nüüd õpetaja või hakkan ise tema kallal tänitama või ma hakkan nutma ja jooksen minema. Ta tuli õnnelik lõpp. Ootad nii. Samal ajal kardinate taga tegi veel 6 õpilast eksamit, ehk siis oli jällegi ühisruum, mis on nagu kardinatega lihtsalt eraldatud. Leidsin, et kõige mõistlikum on olla vait ja edasi eksamiga minna. See oli nüüd aeg, mil klient pidi siis seljale minema. Mees istus korra ja ütles, et ta ei saa ju märjale lauale ometigi senini minna. Ja siis mul tekkis kohe, aga kes tegi? Selle peale surusin talle näpu suu peale. Et ta vait oleks ja põhimõtteliselt lükkasin ta sellele märjale lauale selili.
kui me siin oleme, siis teeme selle nalja lõpuni. Mina siis puserdasin läbi rättida jalgu teha ja tema vahtis mind eriti kurja ja etteheitva näoga. Nii see eksam läbi sai ja see tüüp läks suure tõenäosusega uut massööri otsima. Ma ei tea, kas see ei ole ahistamine või? Aga kuidas ta selles suhtes? Ahistamine, ma ei usu, kes kelle poolt ahistamine võib olla vale sõna. No see mees, et kas see ei ole nagu, see on nagu perversne. See on nagu pool siuke mitte ahistamine, vaid kuidas seda saaks öelda teistmoodi, mitte nagu vägistamine on nagu ka vale sõna kuidagi, aga nagu ta läheb ikkagi kuidagi. See on nagu mingi vaimse selle vaata, psühhoosi selle alla võib-olla mingisugune. See läheb sinna valdkonda nagu, et sest et see ei ole nagu okei. Esiteks ilmselgelt, kui ta tõmbas ennast nagu kohe nagu paljaks, ilmselgelt see ei ole ta esimene kord. Arvad? Ta ütles, et nii on tal mugav. Ja, sest et ta on kogu aeg harjunud niimoodi. Ta on nii harjunud, on ju. Küll, aga võib-olla ta nagu ei arvanud, et nagu niimoodi nagu kohe juhtub. Äkki ta arvas, et lõpus juhtub. Ma ei tea, kuidas see võimalik on. No ma ei tea. Ta oli kõhuli. No jah. No jah, siis küll. Nagu nii, ühesõnaga, et kõhuli on ju selles suhtes, et ja siis on ka veel niimoodi, aga kuidas ma lähen pikali nagu? Et see oli küll hea kommentaar, aga kes tegi? Yeah. Ja samal ajal, kui kõik, saad sa aru, kui nad oleksid, nagu nad olid kahekesi ruumis, aga reaalne seal oli ju veel teisi ümberringi, 6 korda 2, ehk siis tehnik või see nagu eksaminant on ju, ja nüüd see modell 12 inimest ja pluss veel ju õpetajad. Ma ei oska seda lugu mitte kuidagi kommenteerida. Seda on raske kommenteerida, et mul on nagu selles mõttes, ma tahaks nagu au anda sellele õpilasele. Kas see naisterahvas huvitav jäi veel nagu massaaži tegema või? Ja. Räme, ma ei tea. Tead, miks ma seda ütlen, sest järgmine lugu on jätkulugu selle samuse inimese poolt saadetud. Et see on, et miks ma panin need lood 2 tükki siia, vaata, siis nagu saab aru vaata järgmise loo koha pealt. Aga siis, kui see eksami toimus, siis ta oli ju alles ju massaažikooli lõpetamas. Saad aru? Aga mõtle, kui tubli ta oli selles kohas, et ta nagu, ta suutis veel nagu nii, nagu selles nahaalne või kuidas öelda nagu olla, et paneb suub ja ta oligi reaalselt niimoodi, tasa. Sa tegid oma teo ära, nüüd tegeleb mina kao pikali. Ma oleks ka närvis olnud ju. Aga ma arvan, et ma oleks kutsunud õpetaja, et mis me nüüd teeme? Spetsiaalselt veel. Kuule, tule vaata. Kuulge teie 6. Tulge vaadake, tulge siia. See on ju situatsioon. Nagu vaata, mõnedes kohtades on, kui on eksamid, siis on sul mingi põhiasi, mida sa teed ja siis on nagu situatsiooni läbi mängimine. Ja siin ongi nii, konsiilium. Konsiilium kokku. Nii, meil on märg. Meil on pauk lahti. Appi, Kristel, ma siin rääkisin viisakalt, õnnelik lõpp. Ei no mida maakeeli pauk lahti? Mis sa teed, see on nii rõve lugu. Ma ei taha, et meile sükseid lugusid nii palju tuleb. Ma ei suuta, see on elu, ma saan aru. See on elu, jah. Sellepärast me üritamegi nagu... Ma lihtsalt nagu mõtlen, et nagu what the hell, et kuidas see võimalik on, et see, mis neil meestel nagu viga on? Ärme ütleme jälle... Mine osta teenus omale. Ärme jällegi üldistame mehi selles mõttes. Ei, no ma saan, seda küll jah, aga nagu the fuck. Ma vist ei tahakski, kusjuures ma ei ole kunagi tahtnud massöörit saada. Ma ka mitte. Sest mina, mitte selle pärast, aga... Ise käid või? Jah, ma ise käin. Aga selles suhtes käte pärast. Mulle tundub, et nagu jällegi seal peab ergonoomika paigas olema. Aga mulle tundub, et ise, et kui ma ise nagu massöör oleks, ma arvan, et mul enne oleks nagu käed läbi. Ma ei jaksaks võib-olla teha. Aga mina ühesõnaga jätkuvalt ma ütlen niimoodi, kui ema, kui sa seda vaatab, mina ei taha neid lugusid. Mul ema massöör. Ja mina ei taha siis temale on see väga tuttav, ma arvan, et tal ei ole midagi imestada siin. Minu ema ongi seda saatnud. Saatja on. Ma ei taha neid lugusid kuulda. Oma ema ja perverdid. Kui selle jaoks peab eraldi episoodi võtma ja et su ema nagu külla kutsuma siis. Ma ei tea, sellest aru, mul tegelikult väheke kangastub, et ta mulle rääkinud mingit lookast, ta raudselt on niimoodi. Ta ootab juba, kuna sa saad, ta ootab tegelikult kutset. Võtsid üle hea sõõmu õhku. Seda on vaja. Oota, aga mis me siis, mis sa teed sellise looga siis? Ei no ma räägin, kui mina juba kommenteerisin selle koha pealt, väga tubli, ma olen nagu väga nagu imestanud. Proud of it. I'm so proud of you.
et selles suhtes, et ta suutis tegelikult kokku võtta ja tegelikult see on õige klienditeenindaja. Ta on valinud õige ameti. Vahet ei ole, kas on nüüd massaaž, mis iganes, ta sobib klientidega suhtlemiseks, et ta nagu ei löö närvis. Ma oleks täiega olnud seal mingi. No, ta ei löö pabinasse, vaata. Ma ei suuna. See on nagu nii hea. Fine, et sa ütled nagu, no okei, kuule, mine pikali, aga sa ütled veel. Ja. Et see oli nagu, see oli minu arust nagu loo kõige parem pjant vist, nagu see oli nagu kõva, et selle koha pealt kohe topeltlaks. Et tubli, aga muud selle, no ma kujutan ette, et selline inimene võib-olla läkski siis, ma ei tea, otsima muud või? Ma ei tea, kauaks seal jätkub seda, ma ei tea. Ma ei kujuta ette, jah. No ilmselt on siis sariperv, kui ta käib külast külla niimoodi. No kooli eriti, aga kooli just ma mõtlen, jälle ütlen seda, et... No aga äkki tal on ka mingi ikkagi... Et ta tahab, talle meeldib, kui vaadatakse võib-olla, kui on rohkem rahvast. Jah. See on see adrekalaks, vaata. Et niisama teda nagu ei köida, vaata. Tal ikkagi peab olema nagu, et ta teab, et see on vale, vaat see köidab teda, ma arvan. Sul on ikka täis prunte. On või? Läigib. Oikus. Mingid meil hakkab oma fetiš. Davai, mänguma. Täna on meil jälle mäng. Ilona nõudmisel. Ja see mäng sai kõvasti tagasisidet ju, nagu mega äge mäng oli. Seega, yes! Mängime aga edasi. Plaadid on ikka. Plaadid on kaasas. Kui me saame rikkaks, siis meil tulevad veel ilusamad plaadid. Aga need on jumala lahedad minu meelest. Need on minu arust ka. Need on väga äge see. Point on käes. Nii, Ilona. Davai, esita. Oled valmis või? No, ma ei tea. Nii, ma ei ole kunagi ennast guugeldanud. Olen. Ma oled või? Muidugi. Tead, miks mina guugeldasin või? Noh. Et lastele näidata, kui äge ema neil on. Et ma guugeldasin, ma ütlesin, vaata. Lastel oli ka nii äge. Nad olid kohe uhked, vaata, minu üle sellesse. Enamus mul lööb välja võistluste pärast, selles mõttes, et ma olen nagu ikkagi kahekordne Läti meister ja Eesti meister. Et nagu see pigem nagu lööb välja ja siis koolituste osas, vaata, lööb välja, jah. Et see on nagu midagi nagu muud. Tead, tuli meelde. Kunagi ammu. Siis, kui ma alustasin alles. Et kui ma alustasin, aga siis juba mingi 5-6 aastat hiljem, mis iganes on ju, et siis juba nagu oli nagu tegija, vaata, et juba võitsin seal ja siis ma ka guugeldasin esimest korda. Sa tead, mis välja sealt tuli? Kunagi hästi ammu oli mingisuguste, ma ei tea, kas sa tead, seda oli nagu mingi valijate reklaam, on ju. Ja siis seal oli, ma ei mäleta seda nime, kes seal oli see mingi meesterahvas, on ju, aga sa said mingi programmiga panna ta rääkima, et ta rääkis mingisugust poliitilist teemat ja siin oli süda ja siis sinu nimi oli siin, et valige Ilonat. Ma tegin ka läbi selle, proovisin ära ja saad sulle see kuradi netti üles nii kauaks, et kui ta suli välja, siis tuli see, aga see oli juba aastaid hiljem. Nii et mul oli häbi. Tead, mis mul juhtus või? Seoses selle valimise mingi staffiga. Kui ma siuke noor olin, siis ma ju kuulusin Rahvaliitu, sest sealt anti alati, kui liitusid, said mingid tasuta träna ja mingid üritusi kaasa teha, sellega nagu beebitati noori võtta. Ja siis see aasta, mõni kuu tagasi, läksin, mis on see Eesti.ee, läksin sinna ja vaatame ja, oppa, EKRE liige. Oled vä? Enam ei ole, võtsin maha. Aga nagu see Rahvastliit oli siis ilmselt nagu muutunud EKRE-ks mingi hetk. Ja ma vaatasin, mida helveti, ma olen EKRE. Aga sa pead nagu füüsiliselt sealt nagu ise kirjutama mingi ala avaldused, ma nüüd astun välja? Ei, lihtsalt paidki sealt, et nagu astun välja ja panid selle mobiili-ID-ga nagu minu meelest oli kuidagi nii hästi lihtne. No miks sina guugeldasid? Ennast või? Ma ei teagi ausalt, lihtsalt pulli pärast, ma arvan. Jah, lihtsalt pulli pärast. Mul oli see, et minu nimekaim Kristel Laansoo on või? Ja ajuvaba nimi veel kusjuures on ja Viljandis. Ka sama koht või? Viljandis elab ja minust paar aastat vanem. Eesti TV-s oli see uudiste Ankur või? See viipekeele tikk. Issand, kui tubli. Viipekeel on äge keel minu arust. Ja temast on nagu oluliselt rohkem infot. Kui panna Kristel Laansus, siis temast on nagu, et lihtsalt seda pulli oli vaadata. Aga äge. Nii, davai, mis see sinu küssa on? Minu küssa on niimoodi, kas sa oled kasutanud kunagi võõraste töid, nagu netis olevaid pilte?
mingisuguste, kas siis muidu välismaa nagu siis tehnikute pilte ja pannud nagu oma sotsmeediasse, et nagu see oleks sinu tehtud töö. Ei ole. Ei ole. Ma ei poolda ka seda, ma ütlen ausalt. Arvad, et seda on või? Seda on ja ma ei tea, kas nüüd üpriski palju, sest ma nagu ei ole väga nagu selles, jälgi vaata seda osa, aga siin ütleme aasta-paar tagasi veel oli, et isegi mõned koolitajad kasutavad töid ja suht nahaalselt selles suhtes ikkagi. Et ma ei kujuta ette nagu, kuidas nagu. Meenub mingi intsident. Et sinu töid on kasutatud? Ei. Ühe vene mingi Instagram, vene mingi keegi, küünetehnikud, keda ma jälgisin. Eestis üks küünetehnik kasutas neid töid. No vot. Nii et need ikka on, ärge tehke seda selles mõttes, et tegelikult see ongi nagu, see on ise enesepetmine, esiteks illusioon. See on sama, kui sa teed nahad ja rapsid nahad ära ja siis photoshopid ilusaks. Good job. Suurepärane sooritus. Ja siis tuleb klient, ma tahan neid samuseid küüsi, oota. No can do. Pildi peal pärast saad samasugused. Nii, ma ei ole iialgi võtnud mustapesu korvist riideid, et neid uuesti kanda. Olen. Kildi. Aga see tavaliselt on olnud mitte selle jaoks, et ma pean kusagile välja minema, tavaliselt on see olnud, kas siis on mingisugune maal tavaliselt on olnud mingi, viskad, tegid mingi näiteks puude ladumise ära, viskan täna pessu vaata, et nagu siis homme midagi muud. Ja siis oli mingi muu asi tuleb vahele, selles pesemata, okei. Ja sa lähed jälle nagu tööd tegema selles suhtes, et ma ei lähe kusagile selle välja otseselt niimoodi. Ma arvan, et seda olukorda ikka juhtub, et viskad mingi... Ma mõtlen mingi kodupüksidki viskad sinna ära, mõtled, et suva päev pessu, siis panen ikka veel. Äkki ikka veel panen. Ja. Ei, on ikka. Nii, ja minu poolt siis oleks viimane küss, jah? Ja palun. Ei, üks on veel. Mina teen pärast. Sina teed veel. Minu poolt oleks küss siis, kas sa... Mis ma tahtsin küsida? Et kas ma olen varastanud? Kas sa oled kunagi varastanud? Olen. Mina olen ka. Mina olen lasteajas udukaid varastanud. Udukaid või? Mina Kui noored ilmselt ei teagi, mis need udukad on või teavad, on tänapäeval udupildid olemas või? Oota, mis need olid? Udupilt oli see siuke plokk oli ja siis peal oli nagu see mingi pilt ja siis sees olid udupildid, vaata sellest niuke hästi nagu lasteajas vahetasid neid pilte, vaata. Ma ei mäleta. Ma ei mäleta ka seda. No võt. Ma ei mäleta. Aga mina Ems mulle teab. Ems, kui ma nagu ka noore, tatikas, kõik on mingi, ma ei tea, 9-8 vanus või 10. Et ta töötas seal meil kodupoes seal põhimõtteliselt nagu ja siis läksin sinna, võtsin. Meller oli see. Meller läks siia, vaata. Siis kutsusin pliksid kaasa. Siis läksime nurga taha. Nosima, jah. Aga ei, täiskasvanu eas ma ei ole nagu varastanud. Ma ei poolda seda. Nii. Kolmas. Ma ei ole kunagi tuhninud elukaaslase telefonis. Praeguse elukaaslase telefonis ei ole, aga kunagi olen. Ei ole. See on minust, või ei ole väga selline, minu jaoks on niimoodi, et kui inimene tahab näidata, siis ta näitabki mulle ise. See on ikkagi privaatsuse rikkumine ja kui ma ikkagi usalda, siis ma ei ole lihtsalt selle inimesega koos selle koha pealt. Ja minu telefon on ka alati avatud. Mina olen küll, ma olen mingis imelikus suhtes olnud ja siis ma olin noor muidugi ka siis ja siis ma küll panin seal telefonis tuhnisin. Ma ka olen teinud teistmoodi. Ega ma siis ausõna, mina olen teinud niimoodi, vaata tänapäeval naised on nagu FBI-d sellest. Ma ei pea nagu elukaaslase telefonis tuhminima. Ma tuhnin taga selle, mäletan, kui me alguses hakkasime nagu alles nagu käima nagu selles suhtes ja siis ma tuhnisin, ma ei tea, mis teema mul oli, vaata. Ma olin nagu, mul oli nii ammu sellest eemal, ma pole nii ammu deitinud selles suhtes, et ja siis oli niimoodi, et ma stalkisin lihtsalt ta kõik nagu kontod läbi, nii ta laikis selle, kes see naine on, tõmbad lahti, siia on laigimond, selge, ju siis meeldis. Ja siis ketrasid elukaaslasele niimoodi närvid, ja ta istus, oh my god, aga õnneks oli tõesti juba 6 aastat tagasi. Nüüd ma olen normaalne. Aga telefoni tõesti, ärgest poole punti, siis ei ole mõtet koos olla. No jah. Siis on ikka sassis midagi sellest. No on jah, aga tavalisest suhtes ei tulda väga kiiresti välja. Jah, seda küll, nõus. Igaüks teevad, tehke, kuidas tahate, teie elud. No davai. No viimane, Apu viimane. Loeme siis.
Ehk siis see nüüd, kui te mäletate seda eelmist lugu, on ju, kus oli kes siis... seda ei mäleta? Kes seda ei mäleta? Eksam. Kes eksamit ei mäleta? Eksam ja massaaž. Ja see samune lugu, nüüd viimane lugu on selle samuse siis massööri poolt saadetud lugu, aga nüüd aastaid hiljem siis. Aastake peale massaažikooli lõpetamist, ehk siis aasta hiljem, kirjutas mulle üks mees reede õhtul, et tal on kohe vaja massaaži. Ma juba tembeldasin, selge, pervert number 2. Ja ütlesin, et mul on tööpäev juba läbi ja ei saa. Ta pakkus mulle isegi kohe 100 euri turja massaaži eest. Selge, pervert, kahju pole. Kuid siiski olin nõus ta vastu võtma. No miks? Ja panin järgmiseks hommikuks aja. Järgmisel päeval tuli uksest sisse selline pisike hõblukene mehike. Ma kohe hindasin. Okei, tore, selle murran ise vajadusel maha või viskan välja, kui jamaks läheb. Pole probleemi. Kuid ei, vaesel mehel oligi tegelikult kael suurtes valudes, et ta ei saanud peadki keerata ja oli kogu öö kannatanud selle pärast. Jälle uus õppetund. Iga mees, kes õhtul ja kohe nüüd massaaži vajab, ei olegi pervert. Näed sa, mis juhtus sellest essast loost nagu. Aga vaata, kuidas see ikkagi, vaata nii nagu sa ütlesid, et ikkagi see on nagu, see traumeerib on ju ja siis sa hakkad nagu iga järgmisega nagu tonti nägema. Jaa, see ei ole okei lugu, sest see ei ole, see on nagu kinda läbi mingi, see on ikkagi vägistamislugu põhimõtteliselt, nagu pehmemas versioonis. Sest et ta on rikkunud ära inimesed. Vaimuvägistus. Ja vaimuvägistamine, täpselt, hästi, vot. Kuri nahku ma ütlen. Vaimuvägistus. Näed, ja nüüd teisel inimesel on probleem. Ja nüüd teine pidi öö otsa. Saad sa tegelikult ta oleks saanud abi samal päeval 100 euri. Aga huvitav, kas ta maksis nüüd järgmisel hommikul ka 100 euri? No võt, seda tahaks küll teada. Vaata, tutkid, ma arvan, nüüd ta sai selle oma 20 või 30 palju see massaaž maksab, on ju. Noh, aga oleks õhtul vastu võtnud. Poleks pidanud näiteks 3 päeva. Mina ka ei oleks julgenud. Ei, õhtul muidugi. Ei, ma ka ei oleks pärast siukest kogemust, ma oleks politsei helkul oleks. Või siis räägi üllest ajad. Et selles suhtes või siis oleks tõesti näiteks, kui sul on nagu elukaaslane, kuule, et tule kaasa vaata selles suhtes, kindlustuseks vaata selles suhtes, kui teda nagu salongi. Aga oota, kas sa tegi salongis või kodus? Aasta pärast massaažikooli lõpetamist. Siis on ikka salongis. Ma arvan, jaa. Et siis võib-olla oleks võinud nagu mehe tõesti nagu kaasa võtta selles suhtes. Aga kas sina oled näinud seda sama mõtet nagu, et on üks mees välismaalasest on sellise häälega on ju selles suhtes, et tema on loonud nii-öelda fake kõnesid. Ehk siis, kui sina näiteks, seal oli näiteks näide, et naine sõidab taksos on ju ja jällegi nagu Uber on ju, see oli muidugi USA ja et umbes, et ta nüüd helistab, ta saab aru, et midagi kahtlast on ja siis põneb nagu kõlari peale ja siis ta nagu helistab mehele, kuule nii ja siis mees saab, kaugel sa oled? Ja. See on USA-s on ju mingi räme teema sellega, nende Uberite ja asjadega. Meil peaks sama tegema ja äritee. Ei no, aga see USA-s on ju nüüd mingi siuke teema, täitsa lambi teemale kõrvale põikne, et mingi siuke case pidi olema seal, et umbes kui sul kõne tuleb sisse, ta läheb mingi suvaline number, võtad vastu, ütled lihtsalt, et halloo, mitu korda vaata. Ja siis see teisel pool toru on siis jälle seesama see tehisintellekt, kes salvestab su hääle ära ja siis see pidi olema mingi siuke teema. Ja siis helistavad sinu häälega kellegi sinu tuttavale või? Ja väidavad nagu umbes alla, üks oli seal mingi siuke vanem härra, mingi 70-aastane härra, kes on vist olnud mingi full advokaat ja mingi nagu mingi riiklikul tasandil mingi ja talle helistas nagu lapselaps, et umbes, et ma ei mäleta, kuidas see lugu oli, aga umbes alla stiilis siuke, et ma ajasin raseda inimese alla ja ma tapsin ta ära ja et mind viiakse praegu nagu kinni ja et $10,000 ja siis see vanem mees, muidugi lapselaps ka veel vaata ja oli hakanud siis seda raha vist tagajama, aga ma ei mäletagi, kas ta kaotas selle raha või ei kaotanud, aga neid lugusid oli mitmeid, mis ma nagu ühte jutti nägin. Osad siis kaotasid raha ja osad siis olid niimoodi, et hakkasid nagu tagantjärgi nagu, hakkasid peaga mõtlema siis nagu. Aga tegelikult teise endal ka, kui tuleb, on ju laps. Reaalne hääl pidi olema. Aga üleüldse minu arust see nutiajastud on väga tänuväärt asi selles suhtes, et paljud asjad saavad ju kiiremini tehtud ja võib-olla avardab nagu võimalusi, on ju, aga ütleme sellele nagu metsik paupool. Aga mul on nagu kahju, et see naisterahvas siukse kogemuse sai. See on päris õve kogemus. Aga ma kardan, et päris paljudel massööridel on seda kogemust. Jaa. Eriti vaata alguses, selles suhtes on ikkagi vaata, katsetatakse või piire ja ütleme, meil küünetehnikuna võib-olla nagu nii hull ei ole. Aga nägid pediküüril pediküüris tõmmati ka fiksid ära.
No see on minu jaoks sür nagu. No, ma saan aru, kui meil ei oleks võimalusi. Meil on võimalusi osta, käi, telli, OnlyFans. Noh, vaata pornot. Tee, keegi ei keela ju, selles mõttes tee oma ette ja korras. Sa ei tee kellegi haiget, aga vaata, see ongi see, et keelatud vini on madus. See selles mõttes, et kui ma ei tea, aga nagu see on nagu jah, aga no suure tõenäosusega neid on ja neid jääbki olema. Ja, et ma kardan, et meile tuleb selliseid lugusid veel. Me üritame võib-olla jagada, et üks episoodi oleks täis nagu perverseid lugusid, aga see on kõik teie teha. Selles mõttes saatke meile siis selliseid toredaid ja naljakaid. Naljakaid. Tahaks mingid siukseid absurdseid lugusid. Näiteks. Tead, mis mõttes absurdseid või? Absurdne võib-olla vale sõna. Ma tahaks mingit siukest lugu kuulda, kus on nagu mingi haige kokkusattumus. No mingi haige kokkusattumus. Ma räägin ühe loo, mida ma kuulsin. Et on ka lühike vaata selles suhtes, seal oligi põhimõtteliselt niimoodi, et oli ka tehnik, nii, ja tema juurde tuli uus klient. Nii, ja siis nad hakkasidki nagu omavahel rääkima, onju, ja siis see klient nagu rääkiski kõik, nagu uus mingi, kas just boyfriend, aga semmib ja nii, ja siis tuli välja, et see oli selle naise mees, selle tehniku mees. Ma arvasin, et see lugu läheb sinna. Vot seda küla kella ma tahan saada. Klatsi. Pange klatsi. Mingid võõrast klatsi kas või vahet ei ole. See ei pea olema teie endaga juhtunud. Me ei räägi ju nimesid. Räägi, mis siis sai. Räägi, mis siis sai. Edasi ma ei teagi, mis siis sai. Ma kuulsin seda lugu. Mõtle, oled seal laua taga. Kohe siia juurde viimane lugu. Ma räägin, tea, mis mul on ühe korra elus juhtunud. See sama, kelle telefonis ma tuhnisin. Mul on juhtunud üks sarnane lugu niimoodi, et see mees pani megalt vasakule, tõesti, megalt nagu, ma isegi ei oska, ma arvan, et 100 naist oli tal minu kõrvalt nagu, ma arvan, ma ei tea, see oli ikka rets mees sellisena. Nii, et miks ma seal suhtes... Kas sa pesid ka teda, kui ta koju tuli? Ei, sa ei usu ju seal suhtes olles. Sa on põhimõtteliselt, kus on? Mis asi? Siin on. Sul ei ole, sul on see tudu. Ja prill on ees. Aga sul on roosa prill. Ja sa arvad, et sa loodad, et ei ole nii, aga sa tegelikult tead, et... Mille see nii hea piksel nagu olekski siia pandud. Nagu lendab, vaata. Ja mina kõrval noogutan. Jah, thug life. Nii. Et sa nagu arvad, ise loodad, et see ei ole nii, aga samas sa tegelikult kogu oma kõikide keharakkudega tead, et see on nii nagu. Ja meil juhtus siuke lugu, et meil oli megatüli, suht see oligi juba siuke lahkumineku juba periood oli peal enam-vähem ja ta oli siis kadunud mitu ööd nädala sees ja ta tuli koju. Kasti välja. No umbes stiilis ja tuli koju, mina muidugi panniga ootamas ukse vastast piltlikult öeldes on ja tohutu mingi kamma ja mingi räige vaidlemine käis seal 2-3 tundi sõimamine, see oli hästi toksiline suhe, nii toksiline kui üldse olla saab. Nii, ja siis ta muidugi, mina olen süüdi, et tema ju tegi umbes, ma ei tea, mida 7-10 prääksuga kükki, et meil oleks ikka nagu kõik väga hästi ja et nüüd mina teda süüdistan ja pani minema, pani uks pauguga kinni ja läks ära. Nii, okei. Ja see oli siis nagu kolmapäeva öö, kus teda nagu ei olnud kodus ja lihtsalt väike vahemärkus. Sul on päev nagu nii meeles. Ja see on oluline. Sa on trauma saanud. Jäta meelde, kolmapäev. Nii. Ja siis tuli nädalavahetus kätte ja mul parim sõbranna helistab mulle, et kuuled, et mingitel täiesti suva tüüpidel kuskil Tallinna vanalinnas sünnipäev, et kutsus nagu mind kaasa välja, tule kaasa. Mul juba. Ei veel ei ole. Nii, ma elasin veel tollel ajal Peetris ühtegi nagu bussiliiklust, mitte midagi ei olnud, taksod käisid väga vähe sinna, sest et täna, see oli nii uus alles see rajoon nagu. Ja siis need sõbranna helistas nendel tüüpidele, et kuulge, et viitsite võtke ta peale, tüübid olid, ei viitsi. Ma ütlesin, okei, ma ei hakkagi tulema, ma jään siis nagu sinna koida on ja ühesõnaga ma ei pidanud sinna minema. Aga siis mingi hetk need tüübid helistasid, et kuule, me ikkagi tuleme nagu. Ja tulid, võtsid mu peale, ma läksin sinna sünnale, sünna sai läbi, me kõik hargnesime ja olime juba vanalinnas, et lähme koju, kõndisime sõbrannaga minema ja siis äkki kuskilt nurga tagant tulid jälle need samad tüübid ja läksime ühise takso peale. Ja ühise taksoga sõitsime koju ja jõudsime jälle, me ei pidanud nagu, me läksime nagu laiali. Nii. Ja lambist tulime kokku tagasi. Nii. Ja leppisime taksos kokku, et lähme järgmine päev kinno. Nii, tavai.
järgmine päev sõbranna tuli minu juurde ööseks ja vennas ei olnud vaata üldse nagu koha peal. Nii, ja siis see tüüp tuleb mulle järgi ja minule ja mu sõbrannale, minu sõbranna siis istub ees. Kamba tüüp seal kambas. Jah, sealt kambas see tüüp. Ja mina istun siis taha, istun peale. Ja äkki tuleb selle tüübile mingi kõne. Nii. Ja siis see tüüp seal autos niimoodi, et see sama see Bemmiga vana sealt ütles selle väike koha nagu nime on ja, et see, kellega me seal kolmapäeva öösel nagu koos olime või. Ja mul sõbranna vaatab niimoodi taha niimoodi. Ja ma vaatan ja ma tunnen, kuidas mul verelõhk läheb. Sa juba said aru? Ma sain aru ja siis mingid tüdrukud helistasid sellele tüübile, et nad on praegu selle minuga koos ja nad hakkavad sealt praegu just ära minema, et nad on terve nagu nädalavahetusel. Ja siis see tüüp küsib, et need samad vennased, kellega me kolmapäeval koos olime, ehk siis need tüdrukud olid taga koos kolmapäeval. Ja nad olid ka praegu seal ja ma istusin seal autos ja kuulsin seda kõike pealt. Aga see, kes autos, tema ei teadnud, tema ei teadnud, et teil oli ja siis see kõne läks niimoodi ära ja siis mul see sõbranna oli niimoodi, ütles, et selle tüübi nagu see naine istub siin taga. Ja ma ei pidanud seal olema nagu mitu korda oli see. Hoidis sind, elu hoidis kogu aeg. Ma mitu korda olin ju olukord, kus ma nagu ei pidanud nad mulle järgi tulema, ei pidanud nad selles mõttes ühesõnaga. Ja ma istusin mingi täiesti suva tüübi autos ja kõne tuleb sisse, et väga õige. No võt, siukseid lugusid ma tahan. See on nagu täna hommikune, vaata, ma sõin selle pudru ära, aga millegipärast ma vist ei pidanud kees ta üks kord üle. Ta kees mul teist korda üle, mida asja nagu esimest korda. Ja siis ma istusin sööma, siis mõtlen, kurud, ma ei pannud ei suhkrut ega soole sinna sisse. Ma olin nagu nii, ma ei tea, okei. Ühesõnaga, andke siis teada, kelle lugu on kõige parem ja võite võita. Kõik on hästi tegelikult, et jaa. Jep, paneme siin alla jälle need lood. Meil olid siis täna 3 lugu olid siis pervert. Siin on kõik pervert. Püksid maha, pervert. Ja normaalne. Räme pervert. Püksid maha, pervert, räme pervert ja kaelkange. Ja okei. Nagu superluks. Inimene, kes reaalselt vaja seda. Häda, abi. Saate võita siis selle omal vaba valikul. Ütle, tegelikult oli tore ju see kogemus. Ta läks õnneks, ta läks üle. Sa paned ju veel. Ei. Ma ei tea, ei. Sa ei taha siis seda või? Ma võin anda lapsele, tollele meeldib. Anna võimalus. Päriselt sulle hakkab, see kasvab sulle külge. Ma räägin, ma ei söö vürtsikaid toite ka, sest mulle ei meeldi see tunne. See mind häiris. Aga kellele meeldib? Ma tean, et ühed on sellised, mis tekitavad lihtsalt aga võib-olla nad ei toimi vaata nii hästi, nad teevad minimaalse sellise nagu külma. See ikka, ma tundsin, et see toimib. Aga võib-olla see ongi siis nii, et kellel vürtsikad toidud ei meeldi. Siis mitte. Ei sobi ja kellel vürtsikad meeldivad, sest minul isiklikult vürts väga meeldib. Väike krehtisus toidus mulle väga meeldib. Minul ei. Ma olen väga prostapräänik. Kuule, nii, saade lõpp. Toi, paka. Nii. Olen, ei ole.